Kuule, aga tšau, Kobro. Nii, siin me oleme. Kuule, aga tule sisse, mis sa külmetad väljas. Tule joo tass teed ja... Nii. 8. märts. Sooja väljas mitte just liiga palju üle nulli, aga meie Olgeriga valmistume siis selle aasta esimest tetti võtma suunaga Pärnust Mõisaküla poole. Kusagil paikuse taga saime juba oma esimese off-road kogemuse. Sealt edasi jõudsime juba Sibulasoo krossiradadele, kus Olger sai oma esimese külje mahapaneku kogemuse. Pehmelt, midagi hullu ei juhtunud. Ja nagu liivastest, tõudest ja langustest veel vähe oleks, varitses meid meie teel ka üle raja langenud märg puunott, millest tuli kuidagi üle saada. Aga nagu öeldakse, kes püüab kõigest väest, saab üle igaühe käest või midagi sellist. Ja saime meiegi üle noti. Yeah. Ma olin just Olgerile rääkinud, ma tean küll seda vedda, kes siin neid hullusid radasid aitab joolistada Pärnumaale. Ja seal ta oli, nagu kerkis maadest välja Rene, kes meid siis mõneks ajaks enda sappa võttis.
muide, Renel on täitsa enda YouTube'i kanal ka, et seal on palju väärkraane, vaadake järgi, Mudamööb. Ja Rene juhtimisel jõudsime me ka päris rajalt kõrvale metsa vahele. Kuna rada oli jäätunud, siis tuli leida lihtsalt mõni lihtsamini läbitav võimalus. Väga lihtne see muidugi ei olnud. Aga just sellised olukorrad ongi põhjus, mis tasub sõitma minna endast kogenuma sõitjaga. Siis sa tema juhtimisel teed asju, mida sa muidu üksi ei teeks ja läbi selle tegevuse siis sa arenedki, et järgmine kord juba kuskile niimoodi metsa vahele satud, siis sul on see kogemus olemas ja on lihtsam. Mingil hetkel läks Rene oma teed ja meie Olgeriga jätkame kahekesti oma tagasöödlikku põristamist, kuni jõudsime häädemeestele, et sealt natukene provianti võtta. Nii, mida sa teed? Pakin proviandikotti ratta külge. Et kunagi need kotid on alati täis, ei mahu. Ma mõtlesin, et võtan ühe ligapauna veel juurde. Ja kuna ma ei ole kunagi seda kasutanud varem, siis võtsin natukene leiutamist. Tundub, et saab tööd. Kott on? Seda näeb hilja. Ja siis juba päris pimedas jõudsime Veelikse onni. Teekonda sinna mul salvestatud ei ole, kuna jälle GoPro akut panid nahka ja külmaga lihtsalt ei töötanud. Aga hommikul avanes Veelikse onni aknast selline karge vaade välja. Sees oli endiselt kuskil 10 kraadi sooja, väljas mitte nii väga. Ära seda filmi, ma viskan teemulu ära. Ja noh, suva. Klaasin on ärmas.
hommikusi protseduure, nagu näiteks kohvi joomine, veel rangelt soovituslik sissekanne külaliste raamatusse ja võiski jälle teel asuda Mõisaküla poole. 8:03. Ma võin see kuulda. Kuna Veelikse võin nagu kohe Läti piiri ääres, siis taoline Läti kraadine taustakuulata lõi meie meeleolu terve eelneva ja üsna meeleolukas oli ka teekond Veeliksest Mõisakülla. Mõisakülast Appia me aga ei jõudnudki, sest teel olev raudteetamm tundus olevat liiga ligane. Vot selline see selle aasta esimene Läti-seiklus siis saigi. Kui see siiamaani oled ära vaadanud, aga ikka veel subscribe'inud ei ole, siis äkki teed seda, et see aitab kanalile kaasa. Nagunii ju vaatad videosid lõpuni. Minu poolt tänud ja järgmise korrani. PS jah, Olgeri ratta numbriplaat tuli tee peal lahti.